Tegelikult oled sa ju oma selle nii-öelda instruktori positsiooni väga hästi sidunud ära ka eraettevõtlusega ja tegeled täna siis koolitustega ka siis tsiviilmaastikul. Põhimõtteliselt oligi nii, et kust mul see eraettevõtluse teema või mõte üldse tuli, oligi see, et umbes 3 aastat tagasi me oma väga hea sõbra Jaagoga, kellega me tuttavaks saime, kui me abipolitseinikud olime, siis me mõlemad olime koosseisuvälised instruktorid PPA-s ja käisime ka aeg-ajalt tegemas siis tunde, õpetamas on ju, ise ennast arendamas. Ja see süsteem toimis ja siis umbes 3 aastat tagasi see lõppes ära sellega, et PPA tegi nii-öelda põhimõttelise muudatuse, et nad nii palju enam neid koosseisuväliseid instruktoreid ei kasuta, kuna nad ei ole lõpuks sul ju palgal, nad võivad sulle alati ei öelda. Ja nad võtsid lihtsalt instruktoreid juurde tööle nagu päriselt tööle ja meil nagu natukene see võimalus nagu lõppes ära seal. Ja siis me mõtlesime, et okei, et nagu tahaks ennast arendada, tahaks nagu teisi koolitada, juurde õppida, midagi pakkuda, on ju. Ja siis mõtlesime, et okei, et aga teeme seda sama asja siis erasektoris, et mis seal ikka on ju. Et seal on ka nagu relvaomanikke üpriski palju, on ju. Et proovime seda ja lõpuks sellest nii-öelda koolitustest siis arenes välja ka e-pood ja varustuse teemad, on ju, mis lõpuks minu jaoks on nagu see, et kõik, mis ma erasektoris saan, tegelikult need teadmised aitavad mind väga palju ka politseis edasi. Et mul on väga hea ülevaade tänu sellele, nagu, mis kogu selles varustuse maailmas toimub, väga head kontaktid, on ju. Et selles mõttes see nagu igatepidi aitab mind ka politseitöös nagu kaasa. Kogu see varustuse teema oli ka sama, et kunagi abipolitseinik või politseinik olid, on ju. Et ikka on see, et tahaks mingeid asju nagu natuke paremini teha, et lõpuks see varustus tegelikult sellises nagu kriitilistes situatsioonides tegelikult on nagu ülioluline, et sa tahad, et sul oleks nagu kõige parem varustus, sa tunned ennast mugavamalt ja tänu sellele sa teed ka oma tööülesandeid paremini. Riigil lihtsalt on see aga, et kõik asjad käivad läbi hangete, kõik võtab aega, võib-olla need tooted, mis sa saad, ei ole nagu 100% alati kõige paremad, kuigi see pilt on ikkagi ajas muutunud nagu väga palju paremaks, et kui ma võrdlen seda aega, kui ma abipolitseinikuks tulin, milline varustus oli too aeg politseile, milline täna on, see on ikka öö ja päev nagu, et millised relvad, autod, kõik asjad, see on nagu tõesti hüppelise arengu teinud, seda nagu kõrvalt nagu huvitav vaadata, et mõtled, kui me alustasime, me olime Makarovitega, jooksime ringi, et see on nagu täna on isegi nagu naljaks mõelda, aga jah, see ikkagi on nagu on mingeid elemente, mida nagu inimesed tahavad arendada ja selles mõttes me tunneme, et me saame ka sellega nagu väikse panuse anda meie riigikaitsjate siis nii-öelda heaolusse, et meil ongi seal e-poes pakume ka soodustusi riigikaitsjatele, on ju, et siis nagu meiepoolne väike panus, et me saame nagu neile anda hea varustuse, nemad saaks oma tööd nagu siis paremini teha, et täna neid selliseid varustuse entusiaste on nagu aina rohkem tekkinud ja aina rohkem väärtustatakse seda.